Heatoidufestival Grillfest. Tere tulemast Grillfestile, mis sel korral toimub juba 26. korda, kujutate ette? Ma isegi ei mäleta, mis see 26 tähendab, aga sellel polegi tähtsust, sellepärast, et siin Grillfestil on kõik alati nagu uus, kuigi samas ka väga tuttav. Tulge minuga ja nautige kõike, mis siin toimub. Auris Rätsep, hoovipidusid korraldame me kõik. Kuidas korraldada pidu, mis meeldib kõigile, kus pakutakse kõike ja mis kestab aastakümneid? Mis kestab igavesti. Igavesti, jah. No ega tegelikult ühel korralikul hoovipeol ja suurel korralikul festivalil ei ole ju väga suurt vahet, et eks need eesmärgid ja mõtted on ikka sama, et hoovipeol peab ka tore olema kõigil. No hoovi suurus võib olla. Hoovi suurus, jah, et meil on siin täna 36 000 ruutmeetrit. Meil on selline täiesti tipp-topp, ma ütleksin, tagahoov. Olgu ikka väga palju head toitu ja väga palju maitsvaid erinevaid jooke. Väga palju maitsvaid jooke, alkoholivabasid ja alkoholiga jooke, head publikut ja loomulikult head muusikat ja ega see niimoodi tulebki. Sissepääs nagu tasuta ikkagi? No sissepääs on tasuta, jah, et ega see on nagu nii ja naa, et mõned ütlevad, et võiks ju tegelikult pilet ka olla, et miks seda rahvast on nagu liiga palju ja ebamugav on aga ma ei tea, meile nagu meeldib. Meile nagu meeldib, et kui ise vaadata, siis praegu on alles veel minna, meil on pidu on alles alguses. No see on jah hommikutunnid, ütleme niimoodi. Pidu on meie jaoks on hommikutunnid, et ma kujutan ette, et siin 1-2 tunni pärast on siin täiesti täis maja, et rahvast tuleb ja tuleb palju, on täna ka teada, et tuleb palju. Inimesed armastavad Grillfesti ja see on jätkuvalt väga tore. Küsin nii, Auris, kuidas sa kodus grillipidu teed? Kuidas see käib nagu päriselt? Kas sina katad laua või sõbrad tulevad grilliasjadega? Kuidas see sul kodus käib? Mul on kodus hästi lihtne grillipidu, et mul on mõniga sageli ja mul ühe mehe grillipidu. Ja kuidas see käib? See on väga hea pidu. Kui on ühe mehe grillipidu, siis on alati kõige paremad söögid ja joogid. Alati, sealt meie kokku ei hoia. Aga kaua see pidu kestab? See võib kesta väga kaua. See on üks paremaid pidusid üldse. Ja teine koht? Aga tegelikult on ikkagi niimoodi, et ma panen ikka grillile mingi hea steigi. Mingi väga hea steigi panen grillile ja valin sinna sobiliku joogi juurde. Asi on lihtne, aga olgu hästi kvaliteetne, hästi maitsev. Less is more on meie hüüdlause. Aga olgu vähem, aga olgu väga hea. Nii on. Ma ei hakka küsima, mis grill sul kodus on, sest sa ei vasta sellele nagu nii ausalt. Arvan, et oled pigem siuke sütelküpsetaja mees. Mul on jah erinevaid grille palju, et erinevateks otstarveteks on erinevad grillid, aga ma tegelikult grillin täiesti tavaliste väikeste grillidega, söögrilliga, pelletigrilliga, gaasigrilliga, täpselt seda, mida vaja teha on. Tahan ühte steiki teha, teen väiksega, tahan pikalt ja madala kuumusega, siis teen suure keraamilisega, jutt läheb väga siukseks tehniliseks. Kuule, need 2-3 grilli, millest sa praegu räägid, kas need on need samad, millega sa 26 aastat tagasi esimese grillfesti korraldasid? 26 toitlustuse. 26 aastat tagasi esimese grillfesti, las ma mõtlen, kas meil üldse oli grille tol ajal? Ja grillfest oli ju. Ja grillfest oli, meil olid seal mingid telliskivid, ma mäletan, ja me panime sinna sütt vahele ja sisse ja restid olid peal ja see kõik oli kuidagi väga raju ja väga äge. See algas ühe mehe peona. Ühe mehe peona telliskivide ja natuke siis tuli veel üks sõber, siis see võttis veel ühe sõbra ja grillfest on täna siin. Aga ei olnud meil mingid erilisi grille 26 aastat tagasi. Ja 99. aastal üldse oli kõik hoopis teistmoodi. Jah, aga õnneks meie oleme ikka endiselt sellised toredad ja säravad ja grillfest kestab igavesti, nii et tulge aga peole. See ei lõppe kunagi. Tulge peole, tulge grillfestile igavesti. Jah, igavesti. Chef Lundeni võileivad on alati rikkaliku täidisega ja maitsekad, vahel ka üllatavad. No mis see üllatus seal vahel siis on ja mis selle teie võileiva nii maitsvaks teeb? No üllatused on pigem siis need maitsed, et inimesed ei oota võileivalt teinekord seda, mida meie pakume. Mis selle võileiva vahel siis tänapäeval olla võiks ja mis teeb ühest võileivast selle kõige parema võileiva? No kindlasti kõige olulisem asi on see, et seda täidist oleks rohkem kui saia. Ja ilmselgelt erinevaid värskeid komponente võiks võileivas olla, kurki, tomatit. Me teeme teinekord tegelikult rikkalikuma võileiva, kui inimene viitsib kodus teha. Aga need teie võileivad on, võib-olla ma eksin, võib-olla mitte, aga mulle tundub, et neid kõiki võib panna ka grilli vahele ja teha mõnusaks krõbedaks. Kas see on kohustuslik ja kas seda saab kõigega teha? Selleks meil on eraldi sari tegelikult, mida me eelmine aasta andsime siin maitsta. Need samad grillvõileivad, kus olid juustud ja patad, et need on eriti head, kui nad on grillitud.
ja meil on siin täna väga erinevaid võileibu kaasas, isegi tõuste, burritosid, mida saab grilli vahel soojaks teha ja nad on meeletult head. Eine eest, ütleme nii. Kes teil need retseptid välja mõtleb? No ikka meie arendusosakond. Väga maitsekad inimesed, ma pean ütlema. Rääkides teie arendusosakonnast, siis mul on selline, et äkki sa saad sellist väikest firmasaladust, kindlasti saad ju jagada Eesti rahvaga. Pasteedid. No mis peab olema ühe pasteedi sees sellist, et mis muudab selle siis toiduvõistluste lauhinna vääriliseks? No pigem ma ütleks sulle, et mida seal sees ei tohiks olla. Palun. Et seal sees ei tohiks olla säilitus- ja lisaaineid, mida meie pasteetides ei ole. Et need meie pasteedid ongi nagu kodus tehtud. Ja su enda lemmik isiklik? No raske valida, aga arvatavasti üks esimestest oli meil veisemaksapasteet ja see on väga paljude inimeste lemmik. Maitsete osakonnast me juba rääkisime, räägime natuke arendusosakonnast ka. Et mis seal toimub? No arendust oleme kõvasti teinud, et meil see põhimõte üldse toidu loomisel või disainimisel on see, et me tahame, et see valmistoidu kuvand paraneks. See on üsna kehvakene ja me üritame omalt poolt kõike teha, et see toit oleks nagu päriselt väärtuslik inimesele. Et me eelmisel aastal lõime koostöös toiduteadlastega ühe sellise tervisekausside sarja, millest ka siis 2 toodet said sel aastal Eesti parima toiduaine konkursil võidumärgid peale. Ja mina saan tõepoolest käsi südamel kinnitada, et Chef Lundeni tooted on ülimaitsvad, ülitervislikud, sest mina tarbin neid iga päev ja no vaadake mind. Võt see tuunikala kaust näiteks. See pakend, siin on suht palju infot, et äkki sa saad siis nagu öelda sellise väikse spikri, et mida kindlasti jälgida, mida see tähendab üldse, mis siin on? Ja see ei olegi mitte tuunikalakaust, vaid see on taimne tuunikala alternatiiv ja ütleme, see tervisekausside sari ongi loodud selliselt, et oleks tasakaalus siis süsivesikud, valgud, rasvad. Lisaks kõik komponendid on niimoodi valitud, et sul tekiks mineraalained, vitamiinid. Me ei ole lisanud need, vaid tulevad komponentidest ja kastmetesse on lisatud siis pre- ja probiootikum sinu mikrobioota tasakaalustamiseks. Nagu kosmoseteadus natuke kõlab, aga ilmselt väga kasulik. On absoluutselt, muidugi. Kui ma täna siin tahaksin osta näiteks oma vanaemale jõuludeks, mõtlen juba ette, mis ma ikka vanaemale jõuluks kingin muud kui üks tore grill näiteks. Kogu pere käib ju alati vanaema juures, saavad kokku. See on väga ilusat värvi. Kas see on tõesti siis, tundub, et ka kõige uuem nendest praegu? See on sellest kõige uuem, et ta ongi Eestis sisuliselt üks esimesi. Et esmaspäeval nad jõudsid, täna meil on lausa reede. Ja see on siis nüüd Big Joe Connected. Räägi mulle lihtsas eesti keeles, millest blond tüdruk aru saab. Mis on selle grilli puhul siis nüüd erilisem kui teistel? Et erilisem ongi nüüd see, et ta on siis hästi mugav. Siit vajutad nuppu. Siit siis lihtsalt panen sisse niimoodi, jah? Aga sorry, eelnevalt on vaja süsi panna muidugi grilli sisse. Jaa, süsist tahab. Sellega saab äkki vanaema hakkama. Paneb söe sisse, aga siis vajutab nuppu. Seda nuppu siit. Ja süsi süttib ja siis hakkab seda ploo peale tulema juhtnööre. Oota, süsi süttib, mis mõttes süttib? Väga lihtsalt, süsi hakkab põlema. Grill teeb seda ise, tal on siin põhjas kütteelement, siis süütabki söe. Ja nuppu vajutamiseks peame olema kohal või ma saan seda juba äpi kaudu teha? Äpi kaudu saad pärast temperatuuri reguleerida, aga nupule pead tulema ikka koha peale vajutama ja kontrollima, et kõik, mis ümberringi on, toimib, on ohutu. Ma mõtlesin ikkagi, et kaugjuhtimine, et ma hakkan sealt Haapsalust vaikselt sõitma, Pärnu poole, vajutan sealt telefonist nupu sisse, kui siia jõuan, sööme juba liha. Aga võib-olla on kass parasjagu või koer sul midagi siin grilli juures tegemas, et sellest ohutus enne kõike. Ohutus enne kõike. Räägime sellest lihast ka, mis siia grilli peale läheb, et seda veel automaatselt ei tehta nii, et liha, kuidas ma siis ütlen, ise grilli peale läheks, eks ju. Et ma pean ikkagi inimesena veel olemas olema. Natukene pead ikka midagi ise ka tegema, et lähedki, võtad siis selle liha ja vahetad ta grillile, aga siinkohal juhin tähelepanu, et ära võtta seda külmkapist, vaid see liha tuleks enne toatemperatuurile panna valmis, et ei tekiks seda temperatuuri šokki, et liha peab olema enne grillile panekut toatemperatuurile soojenenud ja siis hakkame rahulikult küpsetama. Vaat seda piikreen eeg grilli, mina mäletan, ma võiks öelda, peaaegu et lapsepõlvest on see võimalik. On kindlasti, ma ei usu, et sa nii vana oled, et piikrineegil oli eelmine aasta 50-aastane juubel, ehk piikrineeg on siis aastast 74. See oli esimene keraamiline grill
nüüd uuel ajastul, et see küll on pärit Jaapanist, see on 1000 aastat tagasi on see tehnoloogia, aga või tähendab mõte kui selline savist või keramikast ahi. Aga EEG on jah, ta 50 aastat turul olnud ja see näitab seda, et kui seda on suudetud 50 aastat müüa, siis ta ilmselt peab midagi väärt olema. Ma olen ka peaaegu 50. Tegelikult see välja ei paista, et ma arvan, et see on sulle liig. Ma olen märganud, et grillidel on sellised nagu pehmendused või mu enda pakkumine on selle jaoks, et ta ei põrutaks liiga kõvasti, kui kinni paned või ära ei lõhuks või? Ega sa oled sellest väga õigel teel, et see tihend on nüüd küll kuluelement ja seda tuleb vahetada pärast aegsasti ja esimene indikaator selle vahetamisega ongi see, kui hakkab käima kölks. Aga tema roll ja funktsioon on tegelikult see, et ta sulgeb selle keraamise grilli hermeetiliselt, et teda oleks lihtne juhtida siis ikkagi ette nähtud kohtadest. Nagu tihend, ütleme siis nii? Ja, tegelikult on ta tihend, aga tal on ka see sama pehmendusfunktsioon. Nägin, et ka mina üllatasin sind oma sõna teadlikkusega. Sa üht-teist isegi tead sellest asjast. Ma olen aastaid seda saadet teinud ka juba. No, eks me kõik õpime ja areneme. Heatoidufestival Grillfest. Enn Dobreluts, sina oled mees, kellel on saanud hobist ehk grillimisest ka töö. Sul on performance'id, cateringi teenus, kauplus ja oletame, et mina nüüd ostan sealt sinu e-poest omale kõik vajaliku ära, aga üks asi jääb ikkagi alati puudu, Enn. Sinu nõu on, kuidas teha sütesteiki kodustes tingimustes? See on väga lihtne, selleks on vaja head liha ja häid maitseaineid, et siis kotsia neela laagerdatud balsamiko, musta pipar, natukene maldon helvessoola ja lisaks liha, ehk siis lihaveise riibai, antrekoot näiteks, head sütt, grillepi grillsüsi 50-liitrine ja siis see, kas sul on grill või ei ole, see ei ole enam nii oluline, sest sütesteiki saab ka lõkke sees teha nii-öelda. Põletad söe valmis ja viskad kohe liha sisse, aga loomulikult, kui sul on grill, kõige parem on Kamado Chiu keraamiline grill või siis sealt juba edasi järjest muid mudeleid. Et jah, sütesteik on kõige mõnusam ja lihtsam asi alati teha. Ja seda me oleme siin Grillfestil ka korduvalt teinud. Indrek, ole hea, ütle, kas on vahet ka, millise süsiga mereande grillida? No grill-lepp on kindlasti parim süsi, mis mulle meeldib. Ta on selline suure graanuliga, põleb küll kiiresti, aga selline kontrollitud leek ja kuumus. Et mulle endale meeldib see. Aga ma tean, et mereannid võiksid olla sellise pigem madalama kuumusega, aga on seal mingi kraad ka, mida ikka silmas tuleb pidada. Kas võib kõik ühe selle laksuga teha või oleneb tootest? Sul on täiesti vale arusaam, ma pean kahjuks... Minul on tüüpiline eestlase arusaam sellest asjast. Et mereannid alati kiire särts, tugev tuli, leek, kuumus 200-250 natukene ja on valmis. Aitäh, Indrek, tore, et sa küsisin. Kõik eestlased on palju targemad. Aitäh! Supermonkey, sina oled täpselt see õige persoon, kes näitab mulle praegu kõige popima tantsusammu. On nii? Teeme nii. Nii. Ma küsin, et mida sa jood, et sa nii energiline oled? Supermonkit. Supermonkit, näita, milline see välja näeb. Oi, kui palju sul seda siin on. Kas see on tervislik? Absoluutselt, lastele sobib ka. Lastele sobib ka, nii tore. Soovime sulle edu, jaksu ja naudi Grillfesti ka. Super, aitäh!
pikniku juustupulkade rebimise võistluse auhinnaks on 10 000 eurot ja ajaloos on selle võitnud ainult üks Leedu tüdruk. No ma ei tea, kui keeruline see saab olla teha üks pikniku juustupulk 30 ühepikkuseks tükiks. Ma ei tea, aga ma lähen proovin. Milline kõige popim batuut on hetkel? Panda, sealt tagasi roheline. Seal on liumed, saab hüpata keskel. Kõige selline. Ja muidugi see Everest siin on väga suur hit, sest see on hästi kõrge ja siis saab ronida. Everest tundub ikka väga kõrge. Kas selle saab siis igal aiapeole tellida lihtsalt? No kui hoov lubab, siis ikka jah, sest meil on toredad poisid, kes käivad neid paigaldamas, panevad kõik ilusti vaiadega kinni. Ja jah, et lihtsalt võib-olla 2-3 aastastele ei sobi, aga vastavalt meil isegi siin 5-aastased julgevad sealt alla lasta. No mina siin kõrval praegu võin küll kinnitada, et jube kihk tuleb, et tahaks ise ka minna, et kas seal on niisugune vanuse või kilopiirang ka nagu, et mitte alates millest, vaid kuni kuhu maani? Ja meil on kuni 75 kilo. Ma saan. Teie ka? Jah, aga koos me ei tohi? No ikka võime koos. Saame muidugi. Noh, mis see 120 kilo on ju? Ja 15 last võib korraga peale minna. No ja siis selle ta kannatab ära ilusti. No nii, väga hea teada. Vaadake saade lõpuni ja siis kohe peotuju batuudid. Miks mitte? Iseendalegi. Hea mõte ju. Ja pildil on siis hetkel Sädeli, tule räägi, sa oled kaua sa seda harjutanud oled, mida sa praegu tegid? Ja ma olen nii-öelda skepphobustega tegelenud selline 3 aastat juba. Ja ma käisin just paar nädalat tagasi Soomes esindamas Eestit, ma olin pealtnägijas ja nüüd Grillfest sponsoreerib ka mind. Super, kuidas sul läks võistlustel? Väga hästi läks, 2. koha sain. Hurraa, palju õnne, meil on suur au, et sa oled siin, naudi Grillfesti. Ja, aitäh! Türi pritsumehed. Mina ei tea, kas teie ise ka teate, et teil sel aastal täitub 25 aastat grillimisest. Jaa, ta ju tegelikult ju hakkas aastal 2000. Vaata, kui ilus ilmangune number. Millennium või kuidas öelda, uus sajand ja kõik puha ja me väga vahvalt hakkasime siis oma asjadega pihta ja hakkasime vaikselt minema. Algul küll rohkem siuke võistlused ja siuke teema ja selle populariseerimine tegelikult vaadake, kui populaarne see grillimine praegu on. Ma arvan, et ei ole ühtegi eestlast, kes ei oska grillida. Kõik oskavad kindlasti grillida. Mul on sulle üks fakt veel. Nii. Tegelikult pole ühtegi õiget eestlast, kes ei ole Türi pritsumeeste grillliha maitsnud. Jaa, ma isegi natuke usun seda selles suhtes, et piisavalt pikka aega on juba läinud mööda. Ma arvan, et on mitmed põlvkonnad juba, on isad enne käinud ja nüüd on pojad ja tütred käivad juba meie juures. Nii et ma usun seda täitsa, et see võib nii olla täitsa.
Siin Grillfestil on teil olnud aastaid üks ja sama koht, kus te olete, et see Pärnu märk nüüd natukene nihutas, algul võib-olla veidi ehmatas eelmisel aastal, aga tänaseks ju tegelikult päris hea koht, oled sa nõus? Jaa, suurepärane, meid on väga lihtne leida, kui sa ütled, et siin on südamega Pärnu kiri, on ju, siis oleme meie siin, on ju, ja seda inimesed teavad ja oskavad tulla. Nad leiavad kindlasti meid siit, jah. Nii et teie traditsiooniline asukoht, äkki siis võtaks selle vahva kohtumise niimoodi kokku, et anname ühe traditsioonilise soovituse ka, et kuidas selle grilllihaga siis ikkagi, mida tegema peab, et see nii maitsev oleks nagu teie oma? Jaa, selleks on vaja kindlasti head tuju. Loomulikult kindlasti meie salaretsepti, mida me tavaliselt ei avalda. Aga kui harjutada, siis saab meistriks. Opa! Check this out! Ja part tahab sellepärast juba põletamist saada, et siin võivad olla võib-olla mingi sulejäänuk või mis iganes, sest kui sa vaikselt teda suitsutad, need võivad nahases alles olla. Kui sa kindlalt tulega üle lased, siis see asi toimib. Et oleks mõelnud, et see pardi küpsetamine nii lihtne on. See, millega sa siin nüüd möllad, et mina nagu ei ole spetsialist, ja võib-olla on veidi rumal küsimus, aga on see sinu enda ehitatud või see ongi spetsiaalne asi, mida siis saab osta ka kuskilt või? Täna on elu lihtne. Vennasvabariik Hiina ju toodab kõike, et ei pea ise tegema. Sul on mingi kirjasõber seal Hiinas siis, kes kirjutasid talle, et sa tahaks ja siis ta saatis? No Dong Jung saatis meile jah, proovimiseks. Töötab. Ainult Grillfestil saab seda liha nautida, nii et tulge kõik Grillfestile! Aga kuidas see siis ikkagi on, et kraanist tuleb ju vesi, mida ma võin juua, on mul õigus? Ja tehniliselt seda võib juua, aga see ei ole ikkagi parim tervisele. Ta on joogikõlbulik, aga ta ikkagi ei ole kui joogivesi. Olgu, aga mis vahe on siis joogipudelil ja joogipudelil? Isegi raamatupoest võib tänapäeval osta joogipudelit, et räägivad ju, et klaaspudel on kõige parem, siis ma ei tea, kas on olemas selline variant ka siis, et ma võin ükskõik kust vett võtta, lasen sinna joogipudelisse ja siis filtreerib selle mul kohe nii-öelda koha peal ära, et võta või lombist, kui tahad. No, meie poolt on olemas juba filterpudelid, kus saab nendega edukalt kloori eemaldada näiteks, muuta maitset pehmemaks. Paraku küll lombist ei saa juua, sest et ikkagi seal peab olema eelfiltreeritud vesi, mis on joogikõlbulikuks määratud, aga tunduvalt veemaitset muudab ta ikkagi. Et täitsa olemas kohe selline joogipudel? Ja täiesti olemas. Ja näita mulle, sest mina ei ole näinud. Üks on. Siin niimoodi kohe. Aga päris eluskujul ka on olemas sul, näita mulle palun. Aga vee ma ju lasen, sa keerad selle siit otsast ära, on ju, paned vee sisse, siis joomisel hakkab tegutsema see filter. Ja, täpselt nii. Et siin, kuna tegu on näidisega, siis meil ei ole muidu filtrit sees, aga muidu siia läheb filter ja siis vesi siia sisse ja läbi selle juua. Aga kaua see filter vastu peab siis? 150 liitrit, oleneb inimesest, aga keskmiselt 2 kuud. Arvestame 2 kuuga umbes niimoodi igal inimesel. Ja üks parim asi meie toodete suhtes on see, et me toodame neid Eestis. Kuule, aga toetame ikka Eestimaist siis ja tõesti hea teada, et sellised ägedad veepudelid on, et ilmselt tuleb enda oma ka välja vahetada ikkagi kvaliteetsema peale, sest ma olen seda väärt. Milliseid jäätiseid te meestele pakute? Üks on hästi maia näoga poiss.
Maasika näoga poiss, aga ta ei kuula. Aitäh. Kas maasikajäätis sulle sobib? Tüdrukud ütlesid, mul on maasika nägu, ma tänan. Ju siis on. Ju siis on. Šokolaad, ole hea. Sulle öeldi, et sa oled šokolaadipoiss, oled sa rahul? Rahul, rusikas silmaauku, mu lemmikjäätis. Naised teavad kõike, alati. Kuulge, mis meil naistel on, olgem ausad, on ju. Targad lapsed, loll mees ja alati õigus. Nii, aga kolmas mees. Päikesepoiss, päikesepoissile päike. Oled sa rahul? Väga rahul. Mis te arvate, poisid, kellele see kuuluda võiks? Mis selle jäätse nimi on? Valgele poisile valge jäätis. Valgele poisile valge jäätis. Õide kõva pähkel. Palun, pistaatsia. Pistaatsia. Nii, pistaatsia. Oled sa valmis või kas sa oled rahul oma pistaatsiaga? Pean kahjuks tõdema, et mul on pähkliallergia. No nii, siit saame soovile. Jumal tänatud, et sul pähkliallergia on, ma saan vähemalt jäätissüüast, muidu oleks mäkki ilma jäänud. Super, siis on väga hästi. Ma võin jagada alati. Heatoidufestival Grillfest. Panus Eesti grillikultuuri arendamisesse 2025 aasta toidukultuurifestivali kaaskorraldamise eest. Sirje Potissepp, kuidas kommenteerite saadud auhinda? No mul on loomulikult on see auhind olnud teatud mõttes üllatus mulle, aga ma olen selle üle nagu üliuhke ja ülirõõmus, et eks me püüame ju alati Eesti toitu ja Eesti toidutootjatesse panustada läbi Eesti parima toiduaine tootekonkurssi näiteks, kus on ka muu hulgas grilltooted ja kui need grilltooted esitatakse, siis me laseme need ka ära grillida, nii et selles võtmes ma arvan, et me oleme teinud päris head tööd ja mille üle mul on eriti hea meel, ongi see, et meil on grillimaailm, meil on ettevõtted, meil on nii palju erinevad osapooli, kes kõik sinna grillimisse kui ühte toidu ettevalmistamise faasi panustavad ja see ei ole kindlasti ainult süte peal grillimine, see on seltskond, see on perekond, see on selline ühine pidu, nagu täna siin Grillfestil ja mulle see hullult meeldib. Et see toiduks energia, panus, mõnus feeling, sõbrad, hea tuju, tervisele kasulik naer. Te olete ju ise, Sirje, väga-väga energiline inimene, absoluutselt, on ju. Ja endiselt me tahame teada, mida sööb Sirje Potissepp, et ta nii särav on. Ma olen absoluutselt see inimene, kes on väga pooldab mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist, ehk et head inimesed, sööge, mis teile meeldib. Iga päev, aga sööge erinevaid tooteid. See tähendab seda, et lihatooteid, piimatooteid, mida iganes. Ärge sööge nii väga palju. Mõelge selle peale, et kui te füüsilist tööd ei tee, kui te sporti ei tee, siis söötegi vähem. Ja täiesti lihtsad põhimõtted, aga mida ma pean ütlema, et ma teen seda tõesti teadlikult ja kindlasti on minu igapäevases agendas, kui ma vähegi saan, siis liikumine ja hobisport, et ma ei varja seda ja siis ma arvan omakorda, et ma võin endale kõike lubada, nii sööki kui head jooki ja see töötab, vaadake mind, see töötab. Ja vaadake meid, kes teeb grilli, see ka tantsib nii, et jalad villis. No, teie tänavuse aasta väljapanek torkab eriliselt silma teie ilusate uute bluusidega loomulikult. Ja ma ei tea nüüd, kas see on laudlina või vaip, mis teil siin on, aga imeilus. Kus see pärit on? See on Jerevanis toodud spetsiaalselt Grillfesti jaoks. Ja need uued särgid samamoodi tehtud Grillfesti jaoks ainult. Väga super, lihast siin kohas ei ole vaja üldse rääkida. Siin tuleb lihtsalt kokku lüüa ja nautida.
Suurel ja uhkel grillipeol selguvad igal aastal ka Eesti meistrid grillimises. Grilljumi ja Grillfesti suurvõistlusel grillitakse traditsiooniliselt Rakvere searibi ja tallegi kanaliha. Rakvere üllatusvooru tooraine selgub võistluspäevade hommikul ja fantaasiavoorus grillib ja esitleb iga võistkond, mida ise soovib. Grillivõistlustel saavad võistkonnaga osaleda kõik, kes soovivad. Grillisport on maitsev ja lõbus. Eesti Grilliliidu koolitatud kohtunikkonda juhatab võistluste varemkohtunik, Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik isiklikult. Taigo Lepik, mida teeb Eesti Peakokkade Ühenduse pealik Grillfestil? Grillfest tekitab siiski Eesti toidukultuuri arendamisega ja ma usun, et Peakokkade Ühendusel on sama missioon. Ja me oleme ka eelnevalt kokku parganud ja see koostöö võib olla tihedam, sest lõpus eesmärk on ühine. Arendada Eesti inimeste mõttemaailma ja suvel ja palun kütke kuuma. Ehk siis, et tihedam koostöö Grillfestiga, kas te annate lootust, et Grillfest hakkab toimuma sagedamini kui korra aastas? Kas on vajadust? Ma tahaks pigem suunata, et inimesed grillige tihedamini kui korda aastas. Et grillid on toredad, eriti kui ostumoment on tore, aga tolmukogud on halb. Mõni isiklik soovitus algavaks, käivaks grillihooajaks? Proovige asju, mida te ei ole proovinud. Peale liha ja kala kannatab ka grillida köögivilju ja puuvilju. Ja nad on uskumatult head. Kas peab ainult köögivilju ja puuvilju lisaks neile? Liha on automaatne valik inimestel ja pahatihti avastatakse, et kui sa paned terve kapsa grilli peale, see on maitsev. Mul tuleb õhta üks väike grillimine ja siis ma mõtlesin, mis ma sinna grilli peale juurde kõrvale nagu võtaksin siit kaasa. Et alustaks ma mõtlesin sükast... Oi, seda tahaks kohe murda, on ju? Jaa, aga murra. Murramegi. See on kiviahju päts jõhvigadega. Ja mina lõikan niisugused paksud viilud õliga ja grilli peale. Õli balsamico sobib ka? Jah, üks maitse asi. Ja siis sinna juurde läheb veel, ostsin suitsutriibuliha ehk selline, pakend on siuke laadalik, eks ole. Ja siit saab lõigatud sellised sentimeetrised viilud, mis käivad siis grilli pealt üle, väiksed grillitriibud peale ja saia peale. Saaksid nüüd ühe paksu viilu oleks nagu Tõnisson, vaata, see rosina saia ja pekiliha peale. Ja sinna juurde siis veel väiksed rammused tomativiilud, eks ole, ja lõpetuseks siis grilljuust. Uustlu talus, ma pole kuulnudki. Ma pole ka kuulnud, aga nüüd kõik kuulevad. Kusjuures ma kunagi arvasin, et grilljuustu grilli peal, mulle tundus, kuidas see võimalik on, see sulab ära ju sealt ribide vahet. Ei sula. Jaa, see pole tavaline juustu. No hea teada selles mõttes, et ei tasu karta panna juustu grilli peale. Tema grilljuustuga ei juhtu seal midagi peale selle, et ta läheb väga mõnusaks ja maitsuks. Jah, aga tavalist juustu ei maksa panna sinna peale, sest see voolab sealt läbi. Mis siin on? Siin on selline kodu tehtud hapukurk. Ikka läheb aja. Kui mitte sama õhta, siis järgmine hommiku ikka võib olla. Ikka võib-olla? Võib-olla ikka, jah. Ja mis selle kurgivedelikuga teha saab? Kas sul elukogemus? Tead, mis kurgivedelikuga saab teha? Rassolnikut. Ehk siis sama soolvesi, hapukurgivesi, sellega maitsestatakse rassolnikusuppi ju tegelikult. Jah, et rassolniku saia on ka veel natuke järgmine päev. Ja. Paned selle tomati sinna suppi sisse kas või miks mitte ei panda või? See on niisugune maitse küsimus. Mõni paneb ka sinna ketsupit või tomatipastat, mõni ei pane. Aga ka neid, kui jääb midagi järgi. Ma ei usu. Seda võib ka panna. Seda ma ei usu, et see järgi jääb, seda jääb kindlalt järgi. Saia konts võib olla siuke teine päev, aga samas siis sinna supi kõrvale nagu sobib hästi. Ja see ongi päriselt ka kiviahjus tehtud. Siin samas platsi peal tehakse seda kiviahjus. Üliäge on, kui on grillilaud nagu hästi kirev ja hästi palju asju, aga tegelikkuses need lihtsad puhtad maitsed ja sellest piisab. Klassika. Sest pann on sul ju siin kõrval tegelikult, liha on peal juba. No see, ütleme ausalt, see ei ole minu pann. No jah, aga väga rikkaliku valikuga küll, jah. Nii et mõelge liha juurde,
ja väike selline... Soovitan proovida, mida Eestis väga harva on, seda seakärssa, mis siin paistab siin esimese panni peal. Seakärss? Jah, see ei ole sugugi nii hirmus asi, kui nimetus tundub. Maitse on tal väga hea. Ninad püsti on näha siin panni peal. Jah, proovi pärast. Kuna grillfest on kogu pere üritus aastate lõikes ja lemmikloomad kuuluvad perekonda raudselt, siis Urnur lemmikloomapood on välja mõtlenud Koerte Resto selle raames ja me pakume aastaid koertele menüü järgi restorani väärilist toitu. Et kui inimene tuleb näiteks siia grillfestile, siis ta saab tegelikult jätta oma koera siia restorani korraks? No põhimõtteliselt, kui ei ole väga kapriisne koer, siis me võime, koer maiustab seni, kuni perenaine või peremees siis naudib grillfesti muid lõbusid ja vaatamisi. Mis need kõige trendikamad ja paremad toidud siis praegu on, mida tasuks siin nagu televaatajale ka võib-olla oleks huvitav teada? Praegu me pakumegi Itaalia brändi tisukaali konserve eri maitsetega nii täiskasvanud koertele kui kutsikatele. Seal on erinevaid maitseid, loomaliha, kala baasil ja samamoodi on ka liigeste toetuseks erinevad konserve. Mis siis koerte lemmik on, et mis siis koerte kõige rohkem maitses? Maitses minu teada küülikuliha konserv oleks kõige paremini, aga läheb ka veiseliha ja lõhe samamoodi, et kuna inimesed armastavad erinevad maitsed, siis koertel on ka samamoodi erinevad maitsed. Meil on kokku 7 erinevat helindatud ala, igale maitsele on tõesti nagu midagi, meil on uus asi, on selle aastal ka see Eesti-Soome sõpruse restoran, Finest Grill restoran Soome lavaga ja seal on karaoked ja bingod ja igasugused mängud, mis kõik olid vanasti eestlaste ja soomlaste vahel moes. Siis kui igal eestlasel pidi olema veel oma kodustatud soomlane. Kes tõi mehukatit ja kilekotte ja kõike igasugused vahvad asju. Aga need ajad on möödas, et eks me nüüd üritame aru saada, et mis võiks olla see uus valem siis Eesti-Soome sõpruse loomiseks, et olgu kõike ja olgu palju. Naised saunas rääkisid, et aastal 2011 sa korraldasid Soomes grillfesti Riihimäel. Elav legend seal siiamaani. Tahad kommenteerida, mis seal toimus? No jaa, naised seekord rääkisid tõtt saunas. See on harv juhus, kui nad tõtt räägivad, aga tõesti nii oli. Ja tollel ajal ütleme nii, et Soome ei olnud valmis selliseks ürituseks. Praegu on kenasti siin aastal 2025 Pärnus grillfest ju käima läinud. Teie Finest Grill restoran on avatud ja kui nüüd võrrelda 2011 aastal olnud Soomes toitusid ja täna siin teie valikus olevaid toitusid, siis kas erinevusi on? Joo, kyllä se nyt on vähän erilaista kuin siihen aikaan, mitä se oli. Mutta täällä on aika paljon suomalaisten tuttujakin ruokia, kun nyt mietitään, että tässä on ihan suomalaisia muikkoja. Tänä aamuna aivan tuoreena tuotuja muikkoja ja niitä paistellaan tässä voissa ja sitten on Karjalan piirakkaa ja possun potkua, mikä siis ei ole ihan perinteistä suomalaista ruokaa, mutta aina se, niin kun suomalaiset sitä näkee, että se on aivan sellaista yllätystä, että mikä toi on ja tää on iso valtava annos, niin kyllä tässä on tommoista meininkiä, että aivan niin kuin muutenkin, kun on suomalaista karaoke, hei. Tervetuloa vaan sieltä Suomen puolelta yhä enemmän. Teitä on monia, mutta tänne vaan, niin tää on aivan mieletön ruokafestivaali, niin tervetuloa. Tervetuloa. Kuidas võiks sinu jaoks üks korralik grillpidu alata ja kuidas lõppeda?
Väga hea, et sa küsisid, ma ei olegi nagu sellele otseselt mõelnud, aga et kuidas võiks salata, aga lõppeda võiks päris kindlasti muusikaga. Ja mida rohkem, seda uhkem, seda kindlasti. Siuke nagu ikka live-artistid ja ütleme, minu meelest isegi naisterahvad võiksid alati olla, sest naisterahvad mõjuvad alati pidudele hästi, on ju? Jaa, kindlasti. Enamus naised võiks olla. Ja tegelikult võiks olla 2 artisti vähemalt. Üks võiks olla nagu tumedamate juustega ja teine võiks olla heledamate juustega, on ju? Just täpselt nii, nagu täna õhtul on. Väga sobivalt. Just täpselt nii nagu Grillfest 2025, sinu enda auks korraldatud juubelipeol palju õnne sulle, aitäh, et sa oled meiega ja et sa oled kinkinud meile kõik need ilusad lood ja hetked. Suur tänu, aitäh!